küsin su käest, hea kuulaja, vaataja. Milline sinu uni on? Kui hästi sa magad? Kui kaua sa magad? Kas üldse magad? Või magad sa äkki liiga palju? Mõtle selle peale, sest et uni ja magamine on midagi, millega me kõik kokku puutume elus paratamatult ja me ei mäleta, mis see teaduslik protsent on, aga ligi 1/3 oma elust me tegelikult ju magame põhimõtteliselt maha. Kui 24 tundi lüüa 3, siis umbes nii ta välja teeb, mis on nagu üüratult suur number ja mõnes mõttes väga allahinnatud teema. Ja ma küsin seda une kvaliteeti ja une nii-öelda kogemus sinult just sellepärast, et tänane saade tuleb konkreetselt une ja tegelikult natuke spetsiifilisemalt veel unega kaasnevate atribuutide ja aksessuaaride teemadel. Ja me räägime täna patjadest päris palju, aga mitte ainult, aga fookusega patjadest. Ja see on minu jaoks selles mõttes nagu hästi põnev teema. Uni on olnud kogu aeg mu elus üsnagi suurel tähtsusel ja tundub, et mida vanemaks ma saan, mitte ma täna hullult vana oleksin 33-aastasena, aga mida vanemaks ma saan, seda rohkem ma näen, kuivõrd tugevalt uni ja une kvaliteet mõjutab seda, kuidas ma igapäevaselt enda elus toime tulen, olgu siis lapsega olemises või perel olemas olemine või ettevõtlusega või spordi või trenni või üldse igapäevase toimetulekuga. Ja kasutan vahepeal erinevaid äppe une mõõtmiseks, une kvaliteedi mõõtmiseks ja enda nii-öelda REM-une ja nende erinevate tsüklite avastamiseks ja peatamiseks ja takistamiseks ja alustamiseks, et kõik oleks nagu olemas, toimiks. Mul ei ole veel sõrmust tekkinud, millest paljud räägivad, võib-olla peaks sellega endale hankima, mis une kvaliteeti mõõdab, aga ma olen leidnud veel ühe atribuudi nüüd, mis võib päris suure osakaaluga olla väga suures osas just nimelt une kvaliteedi mõjutajaks ja see on padi, millest me täna rääkima hakkame, kohe selleni jõuame ka. Aga ma tervitan sind, hea kuulaja, vaataja, järgmise Kris Kala podcasti episoodi. Täna ma istun teisele pool stuudios, kui sa oled varasemalt viimased saated vaadanud, siis üldiselt näed sa mind alati minu paremalt küljelt, täna näed sa mu vasakut külge. Ja ka mul ei olegi midagi pikka rohkem öelda, kui et Aile, tere tulemast podcasti. Tere! Ma küsisin su käest enne, kui me salvestama hakkasime, et kas see on su esimene podcast? Jaa, aitäh, et kutsusid. Nüüd olen selle kogemuse võrra ka veel rikkam. Veel ei ole, aga varsti. Aga ma alati mõtlen selle peale, et inimesed on hästi erinevad. Mulle tundub sina inimesena selline, kes on hästi nagu rahulik, võib-olla ka kiire kohanemise ja adapteerumisvõimega. Ja miks ma seda nagu selle suunalt just vaatan, et osad inimesed satuvad siin stuudios olla hästi nagu selliseks, see võib tekkida mingi närvilisus või selline mitte otse paanika, aga võib-olla kerge ärevus või selline teadmatus või kuidagi ebamugavus. No me oleme nii ära kapsadatud, eks ole, mõne mõttes, et kui veel klappidega oleks ka veel, siis väga tihti ma ise olen märganud seda, kui klappidega salvestada ja klapid peast ära võtta, siis on üldse siuke tunne, ma oleks nagu kuskil, ma ei tea, kust välja tulnud, mingist vati seest. Aga siin on ka tunda, kui sa räägid tegelikult, et ikkagi on heli teistsugune, kui sa oled ju väljapool stuudiot enne. Aga samas sul on kogemus olnud ikkagi ju eelnevalt esinemiste ja nii-öelda avalike sõnavõttudega brändi elames küll ja küll. Kuidas ise tunned? On sul praegu siuke? Mis tunded siin valdavad? Mis mõtted siin valdavad? Ei natukene selles mõttes, et ma pean end kontrollima, kuidas ja mida ma väljendan. Aga seda ma olen oma elus väga palju teinud, kuna mul varasemalt on ka pedagoogi staaži, siis klassi ees või laval rääkimine nõuab enda kõrvalt kuulamist. Et jätaksid kõrvale parasiitsõnad, väljendaksid ennast arusaadavalt, diktsioon oleks piisavalt hea, et ei puterda, ei kokuta ja nii ta peab tulema. Kui sa mõtled üldse nagu elu peale ja ütleme tehtud projektide ja ettevõtmiste peale ja mis võiks olla üks sinu selline ütleks võib-olla märksõna või omadus, isikuomadus siis või mingi oskus, mida tungivalt tahaks nagu soovitada kuulajate, vaatajate, kui seda arendate. Või neid võib 2 tükki olla või 3 tükki, aga vähemalt üks, kui seda arendada, siis sellest on tohutult palju elus kasu. Mina isiklikult näen, et üks on kommunikatsioonioskus ja eneseväljendus. Et kui need on head,
ja on siis loomuomaselt head või on siis arendatud seda, õpitud ja võetud koolitusi ja praktiseeritud palju. Aga et see kommunikatsioonioskus mitte ainult toote või teenuse müügil või enda tutvustamisel vaid üleüldse enda sellise mõtteselguse ettekandmisel tohutult nagu oluline. Kuidas sa tunned seda? Jaa, eks ongi ju see, et kuidas sa suudad ennast arusaadavaks teha. Nii su ootused ja eeldused ka selles suunas lähevad. Et samas ma pööraksin siin tähelepanu, et eeldus on nagu kõige halvem asi üleüldse, et pigem see, et pead sa ise panustama võimalikult palju ja hästi, siis saad sa ka tagasi. Ja kui sa küsisid, et mis on sinu jaoks nagu oluline, siis minu jaoks on oluline positiivne, optimistlik hoiak. See on minu meelest kõige olulisem võtmesõna, et kui sa oled positiivselt laetud, siis kõik edeneb paremini, sul enda energia on paremas voos ja sa suudad teisi kaasata ja teisi inspireerida ja sa oled oodatud igale poole. Kui sa oled vingus näoga, virised, kurdad, sajatad, siis üldiselt hakatakse kauge kaarega ringi käima. Et ma tahaks, et ilmas oleks rohkem sellist helgust, positiivsust, toetamist, sellist optimistlikku joont. Vanasti turistilaul oli, et olen loomult optimist ja usun riigi usku. Ajalehe esikülg mun annab elu usku. Et see... Ma kutsun kõiki üles igas situatsioonis, igas jamas on alati mingi helge noot, mingi positiivne asi, millest on võimalik õppida ja mille üle rõõmu tunda. Et ma arvan, et see on kõige olulisem, millele tähelepanu pöörata. See on päris huvitav mõte, just nagu selle poole pealt, et kui ma ennast nagu vaatan ja mõtlen enda peale ja vaatan nagu ümberringi olevad inimesi, kellega ma suhtlen ja ma arvan, ma enda tutvusringkonnast ja ka lähiringkonnast olen, ma arvan, et üks negatiivsema meelestatud inimesi, keda ma tean. Tõesti? Ja see on nagu huvitav märgata, et see on juhtunud viimasena, ütleme 3-4 võib-olla aastase nagu muutusega, aga et siin on nagu midagi toimunud elus, mingid kogemused ja taipamised ja läbielamised ja võib-olla ebaõnnestumised, kõik kokku, aga et ma näen, et ma olen märganud see viimase aja kõrvalt, et pagan võtaks, ma olen nagu päris negatiivne viimase ajal ja ilma, et üldse enda aru annaks, alles siis, kui see reaktsioon on toimunud või mingi sundmõte on tekkinud, eks ole, või mingi ketra mõte või tunned ennast halvasti, siis hakkad kõrvalt nägema, et aga sa oled ju täiesti negatiivne ja negatiivselt meelestatud ka juba, võib-olla joos ette juba mingisuguse koostöö või mingi kohtumise või mingisuguse kogemuse ümber. Ja ma olen alati mõelnud huvitav, et sa mainisid ka seda sama asja, et positiivseid inimesi oodatakse rohkem. Ja. See on nii huvitav, ma pole selle varem selles mõttes niimoodi mõelnud. Ma küll ei tunne täna, et ma nii negatiivne oleks, et mind keegi ei oota. aga see on tõesti hästi huvitav, et positiivsed inimesed millegipärast mõjuvad hästi. Ja kui ma vaatan enda ümber olevad inimesi, kes on hästi positiivsed, hästi nagu tunduvad nagu isegi võib-olla üle võlli ja feigilt rõõmsad. Ma tegelikult lõpuni ei tea, kas ta ongi feik või ta päris ongi nii õnnelik. Siis mulle kohati vahepeal isegi nagu raske või mõne mõttes endaga koos olla, aga samal ajal ma hea meelega olen endaga koos. Ja, sest järelikult sa vajad sellist päikesepaistet või seda optimistlikku nooti, et see nakatab ja see tõesti nakatab ja kui on näiteks valida 2 inimest, kes on selline kurtja ja mossis suunurgad allapoole, küll valitsus on halb ja küll hilm on kogu aeg halb ja kõik muu, siis ja teine inimene, kes alati leiab igas situatsioonis mingisuguse
põneva helge noodi, on entusiastlik eestvedaja kaasa tulija, siis sa raudselt valid selle teise inimese. Et selle esimesega sa kulutad energiat, sa pead vältima seda negatiivset fooni või hoiakut, et see külge ei hakkaks. Aga positiivse inimesega sa pigem laed ennast. Ehk et ja ma vaatan ka selle järgi, et kui palju sul on sõpru, kui sa oled hästi entusiastlik, aktiivne, rõõmsameelne, siis kõik sõbrad on olemas. Kui sul tekib võib-olla mingisugune tagasilöök, sa tunned, et sa ei suuda olla nii särav, nii entusiastlik, siis vaikselt hakkavad ümber olevad sõbrad taanduma. Neid jääb vähemaks, sa kohe tunnetad. Vaata kas või seda, kui palju või kui tihti sulle kirjutatakse või helistatakse või kui tihti sul külas käiakse, sellega sa saad mõõta oma momendi fooni. Populaarsust. Populaarsust just nimelt, et see on kõik omavahel seotud ja see on alateadlikult, ega inimeste käest küsides, nad ei ütle sulle seda, või ei oska isegi nagu seda võrrelda, aga teatud perioodidel tuleb su juurde inimesi su ümber tunduvalt rohkem. Kas sa, võib-olla ma eksin, eks ole, ja võib-olla see on minu nagu mõtteliselt, aga kas see võib olla ka see, et on ju selline levinud lause ka, ma nüüd sõna-sõnad tsiteerida ei suuda seda, aga see kontseptsioon selle asja mõttelõnga taga on see, et mida edukam sa oled, mida paremini sul läheb, seda rohkem tahavad inimesed sinuga koos nagu olla ka. Et just omakasupüüdlikult sellest kas siis alateadlikult või teadlikult kasu lõigata ja enda elu ka upitada nii-öelda või et lootuses, et äkki see mõjub ka mulle hästi, kui ma selle inimesega koos viibin võimalikult palju. Lihtsalt tuleb ka see mõte, et sa oled oma ümber oleva inimese keskmine. Jaa, ma sinna tahtsingi jõuda. Kas see on siis nagu mõne mõttes nagu võib see niimoodi olla, et inimesed ei taha sinu koos olla sel hetkel, sest nad tunnetavadki seda, et sinust hetkel midagi sult saada mõne mõttes omakasupüüdlikult ei ole? Ja pigem nende õnnetute puhul sa pead asuma nagu sellise toetaja või trööstija rolli, aga see võtab energiat. Kui sa oled rõõmsameelsete õnnelikega, siis sul ei ole vaja teise üleval hoidmiseks kulutada energiat, vaid sa lükkad ka näpud püsti ja lähed koos temaga ja saad nagu sellist õnnetunnet ja sükast entusiasmi ja optimismi, et mis tegelikult aitab su igapäevatoimetusi palju efektiivsemalt, rõõmsamalt, kiiremini ära teha. Et see on kahtlemata seotud. Päris huvitav. Sul on, tahaks puudutada tegelikult natukene sinu, ütleme siis, ettevõtjaks olemise tausta. Sa päris pikalt tegutsenud ja sul on jällegi, ei tunne sind nii hästi, aga mulle lihtsalt sinu nii-öelda peale vaadates sellele tutvustusele, mida sa aitasid mul luua ja vaadates sind ja sinuga natuke ka suhenud, siis mulle tundub, et me oleme nagu sarnased just selle koha pealt, et sükest kameelioniks olemist on hästi palju, et on olnud elus võimalusi osaleda väga mitmetes erinevates projektides, võib-olla alustada väga erinevate ettevõtmistega, ise elus katsetanud võib-olla väga palju asju, võib-olla ennast otsinud ka mõne mõttes väga mitme erinev nurga alt ja lõpuks siis ka leidnud selle viisi. Ja mina täna kindlasti veel otsin ennast mingi nurga alt, et ja mulle tundub üldse, et me tegelikult see enese otsimine, vanasti nagu räägiti sellest, et kui sa ennast leiad, et siis on kõik hästi. Aga mulle tundub, et see enese otsimine kestab mõne mõttes elu lõpuni. Ja, absoluutselt. See kurb on, et kuidas niimoodi, et siis sa oled külka täitsa lost, aga seal on nagu see point, et jah, sa võid leida mingi tegevusvaldkonna, kuhu see pikaks tegutsema ja see võib-olla sul kirg, eks ole, minul on see podcast võib-olla, aga see ei tähenda, ma seal ümber ei ole veel ikka endiselt või mingit segadust mingis muudes teemades. Ja kõik see muud teemad ju ka, kaasa arvatud siis see podcast tegelikult mängib ju suuremat rolli nende pisikeste nupukestega selles suuremas nii-öelda välja suumitud pildis. Et kuidas sinul see kogemus on olnud, räägi korra enda sellisest ettevõtluskeerkäigust, täpselt nii, nagu sa ise tahad? Jaa, et
ma ei ole suur astronoomia ja tähtkujude kummardaja, aga tahes-tahtmata ma pean teinekord meelde tuletama, et ma olen kaksikute tähtkujus. See tähendab seda, et ma võin igasse situatsiooni ennast kohandada. Kuni selleni välja, et öeldakse, et kui sa tahad omale meestele, öeldakse, kui sa tahad omale haaremit, siis võtta üks kaksikust naine. Kogu aeg on erinev. et mitme naise eest on ju. Aga tänu sellele on mul hea ja mugav suhelda väga erinevate inimestega. Et ma ei vali teatud tüpaaži, vaid kui ma vaatan oma tutvusringkonda, siis seal on väga eripalgelisi, eri huvidega, eri hoiakutega inimesi, mis minu jaoks on äärmiselt oluline, nad kõik täiendavad ja toetavad mind erineval moel. Ja teinekord, kui ma olen teinud ka selliseid tuttavate sõbrannade selliseid kokkusaamisi, siis valdavalt ongi see, et ma pean mõtlema, et missugused inimesed sobiksid ühte ruumi kokku, et ma pean nagu mingisuguseid valikuid tegema. Aga teisest küljest on jälle ka väljakutse, et kui kutsudagi erinevaid inimesi kokku, siis ka neil võib kujuneda väga põnev situatsioon. Või nii-öelda sellised uued kogemused, uued nägemused ja selle üle on nad alati väga rõõmsad. Et ettevõtluse koha pealt taustaks võib-olla nii palju, et ma olen matemaatik, Tartu Ülikooli matemaatik ja ma leian, et matemaatika treenib aju, kujundab selliseid loogilise mõtlemise eeldusi. Ja see on niivõrd lai eriala, mis sobib igale poole ja ma olen ära tundnud, et ka ettevõtlusesse, et sa lihtsalt loogika põhiselt oskad leida seoseid, järeldusi, eeldusi, oled julge nagu minema, mitte see, et sa kindlasti pead 1+1 kokku liitma, aga siin on ka see eripära, et 1+1 ei ole 2 alati. 1+1 võib olla 3 ja 4, eriti ettevõtluses. Ja sellega seonduvalt, mida rohkem on nagu erinevaid kogemusi, seda julgemalt võib-olla oskad või saad ka uusi asju katsetada. Et kui haridusmaastikult ma läksin edasi täiesti kardinaalse muutusena restorani ülesehitamisele ja kontseptsiooni leidmisele väga erilise, unikaalse mudelina peale taasiseseisvumist, kus restoranikultuuri, rääkimata a la carte restoranikultuurist nagu praktiliselt ei olnud. Ja kuni siis sealt edasi erinevate täna öeldakse külalislahkuse valdkonda, ehk et kuidas on majutused ja ka meeskonna koolitused, ehk et teha selliseid sündmuse korraldusi mitte ainult lõbu pärast, vaid ka natukene paralleelselt tundma õppima oma meeskonda, kes sul on juhtide poole pealt, et kui sa viid ikkagi oma kollektiivi, oma terve seltskonda kuskile tundmatusse kohta, metsa, meeskonna mängule, annad talle täiesti ootamatud ülesanded ja siis kõrvalt astud veidi paar sammu tagasi ja vaatad kõrvalt, kuidas moodi su meeskond siis toimima hakkab, siis sa avastad, et see mees, kes oli rind kummis ja kõike tead ja ei oskagi olukordi lahendada, vaid tuleb hoopis mees nurgast ja pakub välja lahenduse ja vaikselt juhib kogu meeskonna nii-öelda soost välja. Ehk et seal selliste
meeskonnamängude ja selliste võtete abil sa saad oma inimesi paremini tundma, keda sa oled ülehinnanud ja keda sa oled alahinnanud, kellele sa võiksid veel hoopis teistsugused rollid anda. Ja selliseid natuke tavatutes olukordades inimeste jälgimist ja anda ka väikseid vihjeid juhtidele, kuidas moodi oma meeskond paremini, efektiivsemalt tööle panna ja mida kellelt oodata, et need asjad on mind inspireerinud nõustama juhte ja kui juba inimesed tulevad su käest sinu arvamust või sinu pilku küsima, et mis sa arvad, kuidas sulle tundub, siis see annab ka nagu natukene julgust edasi minna ja kui siis võtta ka moodsa coachingu tööriistad appi ja see väljaõppe ka, siis saab olla nii mõnelegi abiks ja toeks, et kui tal on mingisugune eesmärk vaja lahendada, et sealt on tulnud nagu läbi mu isiklike juhtimiskogemuste ka natukene siuke nõustamise poole coachingu stiil, et teinekord on vaja õigeid küsimusi esitada, aga teinekord on vaja ka natukene mentorlust, et lihtsalt arutada, mis on teoksil, mis on probleemid, kitsaskohad ja võib-olla põrgatada vastamisi, aga tegelikult nagu coachingki ütleb, et igas inimeses on kõik ressursid sees olemas. Tuleb lihtsalt esitada õigeid küsimusi ja tänu sellele ta saab ise, leiab selle tee ja läheb julgemalt edasi. Et siuksed väga erinevates valdkondades tegutsemised annavad võib-olla rohkem julgust ka kellegagi asju arutada, oma arvamust esitada. See on huvitav ja teistpidi mulle tundub, et ka selline, ma arvan, et eks ta on mõlemad pidi, et see minu ja võib-olla ka sinu elukogemus ja kirjeldus siis sellisena, et kus hästi palju nagu on teadmisi erinevatest projektidest, erinevatest kogemustest, erinevatest ettevõtmistest ja loomulikult midagi nagu mingis etappides omavahel kattuvad ka. Et ei ole niimoodi, et ma täna 3 aastat õpin siin siis, ma ei tea, matemaatikat ja järgmiselt õpin, ma ei tea, ainult kuidas paberid valmistatakse, vaid nagu see on ikkagi nagu läbivalt mingid teemad. Aga enda puhul näen seda, et selline informatsiooni mitmekesisus ja kogemus ka võib-olla ja mõnele võib see tunduda justkui tööturu mõttes, et ma hüppan ühes kohas teisele, ma ei ole nagu mitte kuidagi jätkusuutlik või ma ei teagi, statsionaarne ühes kohas vastu pidama, siis teistpidi mulle tundub, et teatud tüüpi inimesed, just väga tihti ettevõtjad, tahavad millegipärast just minusuguste ja võib-olla ka sinusuguste inimestega rohkem teha koostööd kui nendega, kellel on kindel nagu 10-20 aastat üks asi olnud. Ja ma ei ütle seda kuidagi nagu üleolevalt või nagu upsakalt, vaid ma lihtsalt olen märganud, et mul on elus tulnud lauale sellised võimalusi, millest ma mõtlen, et nagu see ei ole loogiline, mina olen selle võimaluse saanud. Mul ei ole sellele nagu vastavat haridust, rääkimata haridust, mul ei ole kogemust varasemalt olnud, aga tullakse nagu sellise väga konkreetse personaalse pakkumisena just mulle seda pakkuma. Siis mõtlengi, et väga huvitav, et mida nad nagu näevad, mis võiks minul selles olemas olla ja siis on minu töö, kas see asi vastu võtta, hakkama saada või mitte. Ja ma ei tea, kui palju sa oled kuulnud human designist? Ei mitte sellises väljendis otseselt. Okay. Ka siuke sünnikuupäeva ja kella järgi saab siis midagi justkui nagu su elu kohta nii-öelda öelda. Ümmarguselt. Okay. Siuke hästi teistsugune lähene, ma ei ole kui süvitsi läinud, aga mõned asjad, mis ma kunagi lasin teha endale, on nagu mõtlema pannud ja mul tuli siuke huvitav asi välja sealt, see siis alles nüüd 1,5 aastat tagasi, või ütleme aasta tagasi, kui teadsin sellest, et mu elu on ühtepidi tsükliline, 3-4 aastat on mul alati üks tsükkel ja siis toimub mingisugune suur transformatsioon või muutus. Ma kas ise valin selle või see tuleb, aga alati on, ja nii on alati olnud, siuke tohutu kohanemine ja siis jälle millegi uue saamine ja
mul on niimoodi olnud ka veel, mida see süsteem ka ütles mulle väidetavalt ja mida ma ise enda elus näen ka, et mul on tants eluga ja ma viin selle tants eluga lause enda järgmise küsimuseni, kust tuleb ka sina sisse, kuidas on sinul olnud, aga tants eluga ehk siis see human design ütleb minule vähemalt niimoodi, et minu siis persooni ja minu sünnikuupäeva ja minu kellaaja inimesele mina siis peaksin ootama elult koostööpakkumisi ja nendele vastama. Mitte ise minema algatama ilmtingimata, vaid ootama, et elu tuleks ja pakuks. Ja siis ma saan vastata, kas mulle on jah või ei. Ja kui ma mõtlen nende pakkumiste või koostööde või erinevat asjad, mis on elu tulnud, välja arvatud podcast, see huvi tekkis ise. Aga kõik muud on lauale tulnud ja alati just siis, kui on olnud see 4 aasta, 3 aasta muutumise tsükkel, kus ma täna praegu hetkel olen ka. Ja ma mõtlen ka sinu peale, et kui sa vaatad nagu enda elu ja mulle meeldis, et sa ütlesid siin sellise märksõna, et sa ei ole mitte kunagi kandideerinud. Ja ma olen ka suht vähe pidanud elus kandideerima, et on tulnud kuidagi need võimalused. Ja sind on samamoodi alati kutsutud. Kuidas sina seda asja vaatad? Miks see niimoodi on olnud? Või kuidas sa seda poolt oled nagu märganud näinud ja mis mõtted sul seal tekivad? Mis taipumised tekivad? Ma ise mõtlen praegu kui tagasivaatega, et minul on pea 2 korda kauem siin ilmas elanud kui sina, eks ole, aga et kõik need etapid on olnud väga erineva pikkusega, seal küll mingisugust sellist tsüklit ei ole, et 9 aastat, 3 aastat, 18 aastat, 7 aastat, need on väga erineva pikkusega, siin nagu mingit tsüklilisust nagu vaadata ja järeldada ei saa, aga ma arvan, et on mingisugused soodsad pinnased teatud perioodil ja kui sa oma pilgu suunad selle soodsale pinnasele või õigemini endapoolselt siis avad selle värava või ukse, siis need võimalused sulle tulevad. Et kui sa oled hästi kinni, keeldud, eitad kõike, siis neid võimalusi ei tule, et tuleb olla avatud, aga loomulikult ei tohi ka nagu nii pea laiali igas suunas tormata, kui neid kutseid tuleb, vaid tunnetada läbi ikkagi, kas see on sinu jaoks ja kui see tundub huvitav, siis sa haarad sellest kinni. Kui ma ise nüüd oma neid väljakutseid mõtlen, siis need on olnud kõik sellised väga erilised, väga unikaalsed, väga siuksed mitte tavapärased toimetused, vaid selline midagi teha, mis on tavapärasest erinev. Ja need on mind kuidagi väga köitnud. Järelikult ei ole ma olnud jänes, et ma neist kinni olen võtnud. Ja see nagu inspireerib ja käivitab niivõrd, et ma lähen täie pühendumuse ja kirega sinna, et ja kui sa teed midagi sellise pühendumuse ja kirega, siis seda on näha ja see töötab ja toimib ka palju paremini. Et ma ei ole niimoodi nühkinud mingit sellist tegevust, mis mulle mitte midagi ei paku. Ja teisest küljest on ka see, et ennast saab taaskäivitada tegevuse kaudu. Ehk et kui sa teed midagi head või midagi õnnestuvat ära, siis sa saad sellest sellise energia, sellise laksu, eduelamuse, et sa paned omale uued toimetused ja sa paned jälle edasi, et sul ei olegi isegi vaja mingisugust õlale patsutamist või kõrvalt tuge, vaid sa genereerid ise oma energiat. Aga seda saab teha ainult optimistlikult positiivse hoiakuga.
mitte keskendudes takistustele, vaid võimalustele, et alati on kuskil võimalused. Ja kui sulle esitatakse ka valikuid, siis see, mis valiku sa teed, sellest tulevad alles järgmised valikud. Kui sa valikuid ei tee ja pigem torpedeerid mingisugust edasiminekut või uut suunda, siis sa oled ainult ühes vaos, ühes kanalis kogu aeg, eks ole, et valikuid on meil kõigil kogu aeg igapäevaselt ja mis valikuid teeme, selliselt me oma tulemused ja oma suuna kujundame, et ma arvan, et nii see ongi, iga üks on oma õnnesepp ja suunurgad üles ja näpud püsti ja tuld. Ja kõik tuleb ja siis sa naudid ka seda, mis sa teed ja polegi midagi muud. Kui palju sa usud, täitsa spontaanselt hakkasin mõtlema praegu sinu üks sõna ja võtsin sellest kinni ja aju hakkas tootma küsimust, et kui palju sa ise usud või äkki sul isegi hoopis on selle kohta relevantset datat ehk informatsiooni anda? Kui palju uni mõjutab meie positiivsust või negatiivsust või selleks olemist? Ma just mõtlen selle koha pealt, et une kvaliteet, et ma ise märkan mõnikord, kui ma olen saanud vähest und, kas siis olen teadlikult kaua üleval, eks ole, mis iganes põhjusel või on lihtsalt kehv uni olnud. Ja siis ma märkan, et ma olen ikkagi teinekord nagu tusasem ja elukaaslase poolt eriti hästi nagu näha seda, et nii kui ta magab halvasti või vähe, siis ta on ikkagi nagu teine inimene. Et inimese füüsilised võimed on erinevad ja see uni mõjutab ka natukene erinevalt inimesi. Kes on öö läbi üleval ja ta hommikul suudab ikkagi veel midagi teha, siis on inimesi, kes ei suuda järgmisel päeval kui mitte midagi teha. Loomulikult on see vanusega ka seotud. Ma mäletan, et sai küll mindud peolt otse tööle ja klassi ees teed kõik tunnid, kõik vajalikud asjad ära, ei ole mitte midagi, et võib-olla natukene nagu sükene süda isegi puperdab ja klopib veel rohkem kui muidu. Ja, aga sa funktsioneerid, aga mida vanemaks saad, seda rohkem tunned, kui oluline see on, et ega ikka ei õnnestu päev, kui on halb öö selja taga. Et öeldakse ka, et sa oled täpselt nii terav pliiats, kui hästi oled sa eelmisel ööl maganud. Ja mitte ainult kirurgid või sellised täppistöö tegijad, vaid ka lihtsalt see, kuivõrd palju energiat sul päeva jooksul on, kui palju sa suudad ette võtta või oled sa zombi, vead jalgu järgi ja seda positiivsust ja optimismi ei olegi nagu kuskilt võtta. Et sama on natukene ka alkoholiga, et alkoholiga võtad sa lõivu järgmisest päevast ja järgmise päeva arvelt ja see uni on täpselt samamoodi, et sa võtad ikkagi järgmise päeva arvelt. Kui on see su esmavajadused kaetud, söök, jook ja puhkus, siis oled sa nagu tõsiselt võetav. Kui miski on siit puudu, siis ei saa sa eriti headele tulemustele loota. Me lähme kohe nende juurde ka, sest et mul juba endal mõne mõttes tahaks käed sügelevad, aga ma räägin, mul suu sügeleb, minu arust on see nii põnev, millega sa tegeled tegelikult ja mis me täna siin saame rääkida. Aga enne kui sinna lähme, siis ma kuulajatele, vaatajatele teen esimese meeltuletuse või siis teavituse, mitte meeltuletuse, et kes tunneb huvi, siis teil on ka olemas kood Kris Kala, mis annab ees olevatest räägitavatest toodetest -5%. Ja see koduleht oli sul .com lõpuga, on ju? Ei, .ee ikkagi, okei. See on sleepangel.ee. Just. Ja see link on nüüd ilmus sul siia
paremas juhtub üles nurka ka ja on tegelikult saate kirjeldusega ilusti olemas. Et klikka, mine vaata, loe, aga me kohe jõuame nendeni ka. Aga lisaks sellele, et sina teed saate kuulajatele ja vaatajatele kingitusi ja tegid ka mulle kingituse. Sulle ka kingitused. Nii. Ma ei tea, kas sa tead seda, mul on su midagi. Oled sa mu saate vaadanud, ei ole? Sorry, ei ole vaadanud. Ma mõtlesin, et ma ei lase ennast mõjutada, et ma tulen nagu carte blanche'i. Puhta lehena. Jaa, puhta lehena. Aga jah, mul on ka sulle kingitusi ja tegelikult on niimoodi, et need kingitusi nüüd tekkis eilse seisuga rohkem kui tavapäraselt. Mul on ühe koti asemel 2 kingitust edaspidi ka. Need on erineva kotid, sest mul lihtsalt pean ostma suurema kingikoti. Ma avastasin täna kodus, et kurat, ei mahu ära. Aga mul on siin sulle esimene kotikene. Sa võid sinna sisse julgelt piiluda, vaadata. Ja siis on mul sulle teine kotike, kus on lihtsalt 4 raamatut. Ma ei tea, kus sul lugeja sa oled. Aga see, mis sa kätte võtsid praegu sealt... Magneesium. Jah, ma ei tea, kas sa oled seda brändi enne näinud? Ei ole. Aga see on Magneesium, mis on hetkel teaduslikult ära tõestatud ja tehtud uuringuid, et ta on sisuliselt samasugune magneesium, nagu sa läheksid haiglasse, süstiksid otse verre magneesiumit, ehk imendub nii hästi. Nii. Ja kui meie kuulajad ja vaatajad tahavad ka endale magneesiumit osta, siis Kontama brändi poolt on teile ka sooduskood podcast, mis annab -8%. Ja seda saate teha siis www.kontama.ee. Ja see teine toode on sul Ruhterra, see eestimaise brändi poolt. See on eetelike lõidel baseeruv küünal. Väga armas. Et küünal kulub ikka ära, eriti naisterahvastele tundub olevat siuke, loob sellist mõnusat õdusat atmosfääri. Ja keegi tahab endale neid küünlaid soetada või teisi Ruhterrase kodulõhnastajaid endale võtta, siis ruhterras.eu on see lehekülg ja kui panete ostukorvi, ma teen meeldulet, panete ostukorvis märkuste lahtrisse selle Krissi nime, siis saate endale väikse üllatuskingituse ka. Ja nii, siis on muidugi Kontama poolt on ka raamat, et saaks lugeda selle magneesiumi kohta, see on naiste tervise kohta, seal on magneesiumis kilpnäärme kohta raamat ja kõige pealmisem on see minu 3. saatetoetaja, üks väga hea sõber on siis ettevõtte üks osanikest, omanikest, on Million Mindset kirjastus, kes tõlgivad siis sellist rahvusvahelist klassikat ja lihtsalt väga head raamatuid eesti keelde. Ja kui keegi soovib nende raamatuid saada, siis sooduskood Kris Kala annab sulle -10% kõikidelt Million Mindseti raamatutelt ja million.ee on see lehekülg. Nii et nende pisikeste kingitustega kasutan sind, saad ennast magneesiumiga toetada, lugeda Mindseti raamatut ja siis panna küünla põlema. No super, no nii, nüüd on mitu päeva hoolet. Just. Ja kui sa mitme päevaga ära loed selle, siis sa oled ikkagi väga entusiastlik. Aga lähme selle juurde, et ma tegelikult tahaks kuulda sinu tausta ja mõne mõttes nagu sellist ringiga tulekut ja kuidas üldse siia jõudsid, sest ma saan aru tegelikult, et sa oled oma panuse andnud ka ja olen selle sõnastanud küsimuse ka, et sa oled oma panuse andnud Eesti unikaalse innovatsiooni lanseerimisele meditsiinis, hoolduses ja külalislahkuse ja wellnessi valdkonnas. Alustaks sealt, mulle tundub, et see on natuke lingitud nagu omavahel. Ja, et see algas sellest, et kuna ma olen ka nagu selline eluaegne õppija, siis sai EBS-is EMBAs käidud ja seal oli meil väga äge kursus, kellega me suhtleme siiamaani. Ja kui ma olin coachi teekonna läbinud ja nii-öelda tegelesin nagu sellise juhtimispartnerina nõustamiste ja juhtidele partneriks olemisena, siis kutsuti mind appi, et lansseerida ühte ägedat Eesti patenteeritud innovatsiooni ka Eestis. Kuna kogu see innovatsioon oli algusest peale ainult ekspordina mõeldud, et Eestile üldse nagu aega ei raiskagi, aga siis tekkis väike tunne, et eestlased võiks ka teada või osa saada sellest, mis põhiliselt ekspordiks läheb ja maailmas lendab nii kiiresti, et sabast enam kinni ei saa. Ja
ja kuna mul oli seal külalislahkuse valdkonnas ehk hotelli ja turismi valdkonnas hospitality selles valdkonnas nagu sellist kogemust ja veidi tutvusringkonda, et siis tehti mulle ettepanek, et võib-olla on ka Eestis hotelle, kes oleksid huvitatud selle toote kasutamisest, kuna mujal seda kasutama hakati. Ja võtsin selle kutse kenasti vastu ja mõtlesin, et et ma nii-öelda aitan, aga siis juhtus nii, et ma uppusin sellesse teemasse. Heas mõttes ma uppusin sellesse teemasse ja pühendusin niivõrd, et ma jätsin kõik muud asjad kõrvale, et see tundus niivõrd äge väljakutse ja asi, kus musta ei pea valgeks rääkima või kellegile ei pea midagi pähe määrima või seebitama, vaid see asi ongi nii, et kes sellest aru saab, see on sõltuv. Ja nii ma siis võtsin ja kui siis see nii-öelda külalislahkuse valdkond ehk hospitality, ma tundsin, et pole nii oluline kui võib-olla Eesti meditsiin, et päästagi konkreetselt inimelusid haiglakeskkonnas nakkuste leviku eest. Ehk et kuna haiglanakkused võivad olla tänapäeval täiesti fataalsed, ravimatud, siis ennetus on siin võtmesõna. Ja nüüd, kuna see innovatsioon oligi eelkõige välja mõeldud infection prevention ehk nakkuste ennetuse tehnoloogia, siis siin ma nägin, et see on äärmiselt oluline just meie Eesti meditsiinile tutvustada ja võtsin kohe järjest kõik haiglad, hooldekodud, nii palju kui mul energiat ja aega ja võimalusi oli. Ja siin nüüd sõltub hästi palju inimestest, kellega sa räägid, kuidas nad ära tunnevad, kas see asi nagu ühesõnaga jõuab kohale, selle tähtsus ja kõik nii edasi. Ja sealt hakkas see kõik minema ja kui siis ühed haiglad juba nagu kasutusele võtsid, siis sealt levib ju kolleegide kaudu edasi ja see kogemus ja tagasiside on lihtsalt niivõrd hea, kuigi seda ma teadsin, et see tagasiside on nii hea, sest et mujal maailmas on see valdavalt ja põhimõtteliselt maailma vallutuslik eesmärk on mingi üle 30 riigi on juba nii-öelda kasutajate hulgas, siis on veel riike, keda veel vallutada tuleks ekspordi mõttes, jah. Aga kas see sama asi, mis sa siis alustasid, ongi konkreetselt sama asi siin? See ongi see sama asi. Et tegelikult, see Eesti patenteeritud? Jaa, see on Eesti patenteeritud. Ma pean täpsustama, et siin selle asja mõtlesid välja 2 Iiri teadlast. Aga siis nad otsisid, kes oleks võimeline seda asja tootma hakkama. Proovisid Iirimaal, Inglismaal, UK-s, Norras, Rootsis, Soomes, keegi ei saanud prototüübiga hakkama ja teadaolevalt on Maarjamaal maailma patjade tekkide kõige kõrgem kompetents, tootmise kompetents. Päris huvitav. Ja tänu nüüd Pärnu tehastele ja Viljandi tehastele, nii et see kompetents oli siin Maarjamaal olemas ja need meie Eesti mehed, naised olid võimelised siis seda tehnoloogia nii-öelda tootmisesse panema. Ja patent kui ka tootmine tegelikult on täna Eesti põhine. Täna on Eesti põhine ja
2014 pandi tehas püsti Pärnusse ja eelmine aasta tähistasime 10. aastapäeva, Sleep Angeli 10. aastapäeva ja muidugi Pärnu tehasest ei piisanud, nii et tehas on täna ka USAs Indianapolises, nii et see levik on pidev, see on nagu ämblikuvõrk ajab kombitsaid järjest edasi ja põhiliselt siis just nagu sellise äratundmise ja vajaduspõhiselt, mitte sellest, et püütakse midagi kellegile pakkuda või müüa, et hakake võtma, vaid see vajadus on eelkõige olemas. Aga nüüd ma saangi mängida seda mõnusat saatana käsilast, eks ole nii-öelda. Nii. Et võtamegi selle konkreetselt ette, et aga nagu padi. Meil kõigil on kodus padjad olemas. Mille pärast peaksin ma kuulama praegu nüüd siis seda saadet siin, Kris Kala saadet ja nüüd siis Aile juttu ja mõtlema selle peale, et me räägime siin nüüd patjadest, millel on mingisugune Eesti patent, neid toodetakse Eestis, eks ole, ta on mujal maailmas hästi nagu jõuliselt juba inimestele peale läinud, tagasi, see on tohutult hea, Hail kasutavad seda. Miks on see padi nagu siis nii palju parem? Mille poolest on nii palju parem? See on nüüd padi, mis on hermeetiliselt suletud. Mis see tähendab? See tähendab seda, et siin ei ole mitte ühtegi auku. Siin on kasutatud kangast, mis on veekindel, aga hingav. See tähendab seda, et ei aja higistama. Kui tavaliselt on patjadel tekkidel õmblused, siis siin ei ole ühtegi õmblust ehk õmblusauku, vaid on ainult keevised. Ja nüüd, et selle kanga ja selle ühenduste tõttu ei oleks see padi kõva nagu õhupall, vaid et see õhk liiguks kenasti sisse välja, siis on pandud siia padjale ette mask. Me teame, koroona ajast kandsime maski, et ennast säästa või päästa. Nii, nüüd on padjal, on mask ees ehk filter, mis on nanopoorne, mis on nii tihe, et see siit ei lähe läbi vesi, mustus, mingi higi, mitte midagi, isegi mitte bakterid ja viirused. See nanopoorne filter on nüüd niivõrd kindel, seda ei vahetata, see on statsionaarselt siin sees. Ja need 3 komponenti, nüüd see tark kangas, mis on veekindel, aga hingav, ühenduskeevised ja nanopoorne filter, need 3 komponenti annavadki kokku selle innovatsiooni, mis on patenteeritud ja nimetatakse nanopure filter technology ehk filtertehnoloogia, mida kasutatakse pehmetes pindades. See tähendab, et ei ole tegemist ainult padjaga. Ka kõik pehmed pinnad võib selliselt pakendada ehk sulgeda, kasutades erinevaid sisutäiteid, kas siis udusulgi meenutavad mikrokiudu, mis on hästi pehme ja kohev, mäluvahtu või teistsuguseid vahtusid, poroloone, termovatiine, vastavalt sellele, mis tootega on tegu, kas tekid, madratsid, kattemadratsid, padjad ja erinevad asendipadjad ehk positsioneerid, millega saab siis hoolduses opijärgselt anda erinevaid asendeid patsiendile, nii et tal oleks mugav, et tal taastumine oleks võimalikult efektiivne ja kiire ja seda kõike täiesti turvalisel meetodil ehk et mingisugused vedelikud ei valgu siia nende toodete sisse, kõik jääb siia pinna peale, neid puhastatakse väga kergesti niiske lapi või vaipsiga ja desinfitseeritakse meditsiinikeskkonnas. See tähendab seda, et kui see padi, tekk või madrats on meditsiinikeskkonnas olnud ühe patsiendi kasutada, siis ta puhastatakse ära, desinfitseeritakse üle ja see on täiesti puhas. Mikroosakestest vaba, bakteritest, viirustest vaba. Kui seni saime me
desinfitseerida kõvasid pindu. Lauaplaadid, voodiraamid, ukselingid, vetsupotid, kraanikausid, kõik saime desinfitseerida. Samuti on meil ka UVC kiirgurid, mis puhastavad õhku saasteainetest. Aga mingil ajamomendil õhust olevad mikroosakesed lähevad vooditoodetesse, patjadesse, tekkidesse, madratsitesse. Neil on seal mõnus ja soe, keegi ei sega neid, keegi neid ei desinfitseeri ja nendes tavatoodetes nad koloniseeruvad, nad paljunevad. Ja väga kiiresti. Ja väga kiiresti. Ja nüüd täiesti puhtasse jutumärkides uue voodipesuga voodisse heidab patsient, nii kui ta sinna ennast pikali viskab ja pea padja peale paneb, nii pahvaki lendab sealt välja sinna kogunenud viirused ja bakterid. Me räägime klassikaridest, tavalistest klassikalistest patjadest. Ja see oli nagu kõige suurem oht. Seda riski ei hinnatud piisavalt ja kui selleni jõuti, ütleme siis 10-15 aastat tagasi, et võiks olla need padjad, tekid, madratsid ka desinfitseeritavad, siis see tehnoloogia aitab selle probleemi lahendada, et nüüd saab kõiki neid tooteid desinfitseerida ja ta on kogu aeg puhas. Peatun sellel materjalil. Kaamera ei anna edasi võib-olla seda materjali olemust, aga esimest korda, kui ma seda patja niimoodi nägin seal salongis sul ja katsusin, mul oli kohe see, et kas see lateks või? Ja siis kohe tekkis see kohta, aga see ju ei hinga. Aga ta on hästi sarnane see mõttes, et ta oma olemuselt nagu meenutab lateksit, aga ta ei ole lateks. Aga ta on hästi süke mõnus ja ta on kuidagi nagu, seda ma ütlen, ma olen nagu mõne mõttes padjafriik, ma olen terve elu otsinud endale erinevaid patjasid ja neid kompinud ja ma arvan, et paljud inimesed otsivad ikkagi endale patja, millega oleks mugav magada, mis on nagu loogiline. Aga ma olen otsinud ja katsetan ja ostnud ja välja vahetan neid ja küll on vajuvad ära, lähevad rõvedaks, kollaseks, mustaks, isegi kui ma ei tea, ma väga ei ilasta kuskilt ega midagi sinna peale ei vala, ja kõik lähevad jube kiiresti, jube mustaks ja koledaks. See on kõik higi. Jah, aga ma ei tunne, ma higistaks. Jaa, aga me higistame ikkagi. Katsu materjali ka. Tule, katsu. Et me ikkagi öösel higistame. Ja see higi nüüd läbi padjapüüri imendub ikkagi ja läbi linade imendub ikkagi madratsisse, tekki ja patja. Ja kui siis patja pesta, siis tihtipeale me ei saa teda puhtaks. Pesene võib tegelikult padja tuksi keerata ka lõpuks. Jaa, et see pesemisel ongi see, et need pesuvahendid, vesi ja vajadusel ka tsentrifuug, see kõik mõjutab seda sisu täidet. Ja ta mõjutab seda ja hästi oluliselt mõjutab seda sisu täidet ka kõik mustus, mis padja sisse imendub. Higi, ila, võib-olla näomaskid, kreemid, juuksepalsamid. Nad ei jää sinna püüri sisse, nad lähevad sealt läbi püüri veel edasi padja sisse. Ja siis hakkab see sisu täide minema tükki, klompi või ta lihtsalt vajub niiseks kõvaks ja liistakaks. Või üldse hallitab hoopis lõpus, kui see ju kogu aeg läheb tegelikult seda niiskust sinna sisse. Kogu aeg läheb. Ja kui mikroskoobi all on võimalik vaadata, missugune 2-aastane padi on mikroskoobi all seest. Et see on tolmulestad krõbistavad, aga tolmulest ise tegelikult ei ole allergeen, vaid tolmulesta väljaheited ja surnud tolmulestad. Need on allergeenid, siis nende jäänukite peale hakkab tekkima teatud seened ja hallitused ja sinna kujuneb selline mikrokeskkond. Meie toidame neid tolmulesti oma nahakettudega,
oma selle ja ka tolmuga, millest nad siis elavad ja siis nad seal mõnusalt krõbistavad ja toimetavad. Nii et see, kui padi panna 90 kraadiga, tavapadi panna 90 kraadiga pessu, või siis rõdu peale talvel -20-25 kraadiga, et külmutada, eks ole, et tappa tolmulest. Aga see tolmulesta, surnud tolmulest, see tolmulesta jäänuk jääb sinna edasi. Ja see on tegelikult allergeen. Ka pestes ja tsentrifuukides me saame kätte ainult võib-olla välimisest kihist mingisuguse koguse. Aga selle kiudude vahele, selle sisutäite sisse jääb see enamus ikkagi alles ja on ka tehtud võrdlusi, väidetakse, et 2-aastane padi võtab kaalus juurde 30%. See tähendab, et sa võtad uue padja, samasuguse nagu sul kodus 2-aastane padi on, paned kaalu peale, vaata, kas on kaaluvahe. See kasutatud padi on raskem kui uus padi, aga ta ongi raskem ainult selle talletunud mustuse ja jääkide võrra. Ja siis, mis ilublogijad nüüd avastasid, et padi mõjutab su näonahka, et sa paned küll öösel omale need näomaskid ja asjad peale, aga kui su põsk on saastunud padja või musta padja vastas terve see 8 tundi pluss miinus, kui pikk see öö siis on, siis see sinna padja sisusse talletunud rasv ajapikku rääsub. Ja see mustus sealt soojast ja niiskusega peegeldub sulle näonahale ja mõjutab seda su maskidega kaitstud nahka, mis omakorda veel saastab tavapatja ja imendub sinna sisse. Et selle tõttu... Nullimisprotsess, tihti paned kreemi paremaks, siis tegelikult saad vastu padjalt midagi muud juba. Just, ja et me tihtipeale ei mõtle selle peale, mis meie padja sees on, aga me võiks korra mõelda, et see kloppimine, tuulutamine veidikene aitab, annab nagu tavapadjale siukse värskema tunde, lõhna, eks ole. Ja see pesu ka kuigivõrd aitab, lihtsalt see kuivatamisperiood on pikem ja kõik muu. Aga nüüd selle padjaga puhastamine võtab täpselt 1 minut. Ja pesema neid masinas ei tohi ja ei pea ka. Ei aga ta seest ei ole must. Tal ei ole mitte midagi sisse läinud. Pole mõtet masinasse panna, kui tal ei ole midagi mustus sees. Kõik mustus, mis siin on ainult siin pinna peal ja kuna ta on niuke plekke hülgav, siis enamus mustus tuleb padjapüüriga ära, aga ma kõigile ütlen, et kõike, mida me kasutame, tuleb aeg-ajalt puhastada. Ja sellel padjal sama lugu, et kui võtad padjapüüri ära, siis tõmba lihtsalt puhta niiske lapiga, veega niisutatud labiga, ühelt poolt, teiselt poolt üle, sellepärast, et siia kanga peale võib olla jäänud siuke õhukene higikirme. Enamus higi tuli padjapüüriga ära, mis läks pessu. Aga higikirme, mis siia pinna peale jääb ja kui seda üldse ei puhasta, siis higi intensiivsus on erinevatel inimestel erinev. See hakkab ajapikku seda kaitsekihti, mis see veekindel kaitsekiht on, murendama ja see võib hakata siit kooruma. Ehk et kui padjal on nüüd murenenud või lõhed või augud või sellised, ühesõnaga, kui padi on nagu ei ole enam visuaalselt vaadates terve, siis see padi tuleb ära visata. Aga seni, kuni on visuaalselt ühtegi auku ega lõhet ei ole, saab seda padja edasi kasutada ja sa võid olla kindel, et siia padja sisse ei ole imendunud mitte midagi. Magad nagu uue padjaga iga öö. Kogu aeg puhas. Ja sama, ma küsin neid küsimusi sellepärast ka, et ma saan püüan panna siis kuulaja vaataja rolli.
ja mitte ma kuidagi enda kuulajad vaatajad peaks rumalaks, aga ka endal tekib see küsimus. Ikkagi nagu, et kuidas on nagu võimalik, et kurat, kas tõesti siis see nagu see nanotehnoloogia, mis siin on, suudab ära hoida selle, et tõesti siis juhtu seda, sest et vaata, inimene on, osad on rohkem, osad vähem, aga osad inimesed on hästi nagu kriitilised ja skeptilised. Skeptilised, jah. Ja ma ei saa ju ise nagu seda ju otseselt kontrollida, kui ma ei pane just seda patja mikroskoobi alla, et ma ei saa kontrollida ja mul ei ole siin ka nagu ühtegi nagu sellist, sa elimineerib praegu enda jutuga mõne mõttes kõik nagu näilised välised indikaatorid, kõik see kollasus ja need plekid ja see mustus ja kõik muu asi, mis annaks vihje, et näed, ikkagi on mingi sodi küljes, et ta nagu näeb tutikas välja, ja minu padi ka täna, nüüd on mõne nädalad vanad, aga ei ole nagu uus on see mõttes ja ei saa arugi, et oleks kasutatud, et see on nagu nii huvitav ja ikkagi tekib see küsimus, et kuidas see nagu võimalik on, aga ma katsun seda materjali siin, seda võrku või maskilaadset materjalist, siin on tunda ka, et ta ei ole nagu tavaline tüüpine võrk, ta on ikkagi nagu oluliselt siuke nagu paksem. Ja siin see ongi see, et see nanopoorne filter on välja arendatud sellisena, et ta oleks veekindel, mustuse kindel, aga ainult täiesti puhas õhk läheb siit läbi. Ma nii palju võin öelda, et sellele tehnoloogiale on tehtud nii kliinilisi uuringuid kui mikrobioloogilisi uuringuid. Ja selle kohta on isegi YouTube'is teatud videod võimalik vaadata, kus mikrobioloogia labori omanik võtab siis kokku, mis nende laboris nende patjadega tehti, lõigati katki, kontrolliti, kas aja jooksul, kui see kasutusel on olnud, kas sinna midagi on sisse imendunud või saanud pugeda või mitte. Ehk et ja need laborid on nüüd sõltumatud, neid katseid ja tõestusi on tehtud nii Iirimaal, Šveitsis, Rootsis erinevate laborite kasutused ja kliinilised uuringud ka erinevates riikides. Ehk et olla kindel, et tegemist on sellise turvalise meetodiga ja turvalise lahendusega ja kliinilised uuringud näitavad siis tulemusi, kuidas moodi haiglakeskkonnas kas haigusjuhtumid või tervenemise periood on lühenenud, haigusjuhtumeid vähenenud, nakkusjuhtumeid vähenenud ja kõik sellist. Ja kliinilistel uuringutel on veel lisaks see kõrvale toodud, et ka majanduslik kokkuhoid. Ma tahtsin just selleni jõuda ka, et me võime patju osta kokku lõpuks ja ma ei tea, on ta siis paarkümmend eurot või lõpuks 100 eurot mingi padi ja lõpuks selle vahet. Aga kui ma pean iga, ma ei tea, poole aasta tagant välja vahetama, siis mõne mõttes on see tegelikult tohutu kulu, mida panen sinna alla terve enda elu jooksul mingile padjale tekile. Ja, et see on nüüd tõeliselt nii-öelda investeering. Padja garantii on 2 aastat. Selle aja jooksul, kui peaks filterkeevisest või ühenduskeevised lahti minema või padja sisu muutub, läheb klompi, siis see kuulub garantii alla. Aga padja sisu säilitab oma vormi paremini kui tavapatjadel sellepärast, et nagu ma rääkisin, mustus mõjutab sisutäidet, kleebib, muutub muksulisteks ja nii edasi. Aga kahtlemata toorained on ajas erinevad, teinekord on esile tulnud garantiijuhtumeid, tasub alati ühendust võtta ja küsida, milles probleem on, kui tekib kahtlus ja ma kõigile alati vastan ja selgitame välja, milles võib asi olla. Et majanduslik kokkuhoid on eelkõige haiglatele. Nendel peaks tegelikult
peale igat patsienti minema vahetusse pesumajja. Ja see on nüüd küll suur kulu. Üks padi on voodis, üks on pesumajas, üks on laos, eksemplare peab olema mitu. Eluiga on neil lühikene, sellepärast, et neid pestakse väga tihti. Et meditsiinis tavapadja eluiga on kuskil 3 kuud keskmiselt. Oleneb osakonnast, oleneb intensiivsusest, kasutusest ja nii edasi, eks ole. Hoolduses on võib-olla natukene pikem, aga EMO-s on kahtlemata hästi lühikene. Ja tänapäeval, et kuna me see keskkonna jalajälge proovime selle tehnoloogiaga vähendada, siis üks oluline samm on veel, et see mikrokiud, mis siin padja sees on biolagunev. See on ka väga suur samm edasi, et me ei tooda prügi juurde, mis meil maapinnale jääb või siis on vajalik ainult ahju saata, eks ole, et see biolagunev on hästi suur ja oluline samm. Aga tootearendus tegeleb igapäevaselt kogu aeg nagu keskkonnateadlikuma ja paremate materjalide tuvastamise, katsetamise ja maailmast otsimisega, et neid materjale tarnitakse väga erinevatest riikidest. Aga see nii-öelda kokkupanemine, tootmine on siis Pärnus ja Ameerikas. Päris lahe, selle ma olin täitsa ära unustanud ja tegelikult isegi vist ei teadnud seda. Meil tuletus, kuulaja vaataja, kui sind kõnetab, mine viilu sleepangel.com. Ei ole, .ee. .com ütlesid enne mulle. Sleepangel.ee. Okei, minu viga, .ee. Ma veel kirjutasin ka .com endale siia. Kindlasti. Paneme selle kohe selgelt siia minu viga. Mine vaata, loe juurde, seal on päris palju, vaatasin teil blogi sektsiooni all on päris palju mitte kommentaareid, neid artikleid, põnevad lugemist ja loomulikult toote endal lehtedel on ka väga palju välja toodud sama info, mis sa praegu siin räägid ja tegelikult kindlasti natukenegi teise nurga alt ja rohkemgi veel. Aga ma nüüd täiendan, sleepangel.ee on eestikeelne leht, aga sleepangel _medical.com on global leht, kus on nüüd erinevad case study'd, erinevad edulood, erinevate haiglatega koostööprojektid, sertifikaadid ja nii edasi kõike, mida on vaja nagu sellises meditsiinivaldkonnas teada, ehk et kes on fanatik, tahab lugeda. Jaa, just, et kus on siis näha need tõestused ja uuringute kohta ja leviku kohta. Et see on nüüd nagu siuke professionaalne pool. Aga sleepangel.ee all on siis erineva keelevalikuga erinevad põhiliselt nagu sellised kodutoote teemad, natukene majutusest, natukene ka üldmeditsiinist ja muidugi ka e-pood. Just, ja kui siin hetkel jutt, mida Aile räägib, kõnetab, siis mine vaata leheküljele ja Kris Kalla sooduskood annab sulle -5%. Ma tegelikult tahaksin peatuda ka sellele, et mis on see feedback olnud, tagasiside, ütleme, just unekvaliteedi mõttes. Saate alguses seda ka mainisin ja läbivalt oleme täna siin rääkinud ka sellest, kui oluline tegelikult on see unekvaliteet, mitte ainult sportlastele, vaid ka igapäevaelus, eks ole. Mis on siis tagasiside olnud, kas ütleme eestlaste pealt, võib ka olla maailma pealt, aga eestlane jälle tahab kuulda, mida teine eestlane on öelnud. Jaa, et see, mida teine eestlane on öelnud, seda võib täiesti lugeda meie e-poe toote all on kommentaarid. Ja seal on neid üpris rohkesti. Mina neid sinna toota ei saa, kirjutada ei saa, vaid seal ongi tegelikud arvamused. Et sealt võib täiesti lugeda, kellele missugune aspekt on olulisem, aga see levinumad sellised võib-olla on nagu on? No 10 points, tegelikult seal on 5 pallisüsteemis, nii et 5 punkti on enamus, mis sinna kirjutatud on. Mõni üksik on ütelnud, et liiga kallis ja on kirjutanud 3 punkti. Aga see on subjektiivne? Jaa, aga et ta on hea, aga kurat natuke kallis.
aga muidu see tagasiside on olnud uskumatult hea. Kuigi eestlane ei ole nii väga tagasiside andja ja just, et kui talle ei meeldi, siis ta kindlasti palju rohkem võtaks sõna, aga kiitjad me väga nagu ei ole, eks ju. Aga sellegipoolest on seal neid arvamusi küll ja veel, et seda võib rahulikult sealt lugeda ja tagasiside on ka selliselt, et ma ikka räägin, et haiglates ümber maailma on patsiendid ütelnud, et see haiglapadi oli nii hea padi, et mul pole kodus ka sükast patja, kus ma selle endale koju saaksin. Ja nüüd on meil kodupadjad, hotellipadjad ka olemas. Nii et... Aga ta erineb siis haiglapatjadest natukene? Jaa, haiglapatjad on sinised. Okay. Ja see kangas, mis siin on valge ja sükene võimalikult õhuke ja luksuslik, siis haiglapatjadel see sinine kangas on veidikene paksem, et ta kannataks pidevat desinfitseerimist. Ehk et see ongi mõeldud sellele, et teda kogu aeg saaks puhastada ja üle desoda. Et ta on nagu selle professionaalsuse eesmärgil. Aga kuna siis must have asi läks ka nice to have asjaks, ehk et täiesti vajalikud asjad meditsiinis kujunesid, et ma tahan koju ka, siis nüüd need valged on siis kodu ja hotellitooted. Ja mis oli selline hea üllatus oli see, et maailma tippspordiklubid, nende juures töötavad meditsiiniteadlased, kes tegelevad sellega, kuidas moodi sportlaste sooritusvõimet tõsta, mis mõjutab nende sooritusvõimet. Ja kui siis oli uuritud küll treeningplaane ja toidulisandeid ja toitumist ja mis vedelikke ja asju manustama peavad, siis oli jäänud sellise põhifookus alt välja taastumisperiood. Ehk et taastumine osutus veel olulisemaks kui need treeningkavad ja lisamineraalid ja vajalikud söögid. Ehk et taastumine on ülioluline. Ehk et siis recovery versus performance, et kuidas need omavahel seotud on. Ja nad tulid selle peale, et see padi on oluline, kõige olulisem, et sul hommikul ei oleks kangekaelsust. Ja kui see sportlane on väga ületreenitud, siis ta on ka väga tundlik, et ta hostelist ei saaks ka mingisugust soovimatut viirust. Siis Movistar tiim, see on Hispaania pikamaa jalgratturid, kes Tour de France'i tihedad võitjad on, siis nende klubi Movistar tiim on nüüd juba 5 aastat kasutanud ainult Sleep Angel patju. See tähendab, et kui meeskonda tuleb uus liige, tuleb ta töötuppa, valib oma kuklakarva järgi või kaela ja õlavöötme järgi omale sobiva tugevuse ja kõrguse järgi padjad välja. Ühed on neil kodus, teised rändavad koos varustuse, rataste ja asjadega kaasas. Nimelised padjad kottide sees. Ja sellest tingituna me tegime ka oma kodupatjadele uue disaini. Ehk et kõigepealt sai võetud siis selline kott, mis oleks mõnusalt sangadega lukuga kaasas kantav. Ja see disain on nüüd veidikene edevam. Ehk et filtrid said toodud rohkem pilti musta raamiga, kui kodupadjal on valge filter, paljud isegi ei märka, et siin on mingi filter, et
mingi aken on, aga ei tea, mis see on, siis siin on nüüd näha, et see padi hingab läbi nende kopsude. Ja ainult siit ja need on samamoodi nanopoorsed filtrid, mille kaudu siis õhk saab puhastatud täiesti puhtaks, kõik see õhk, mis liigub padja sisse ja ka see, mis tuleb padjast välja. Et selline natukene edevama moega padi ja selle sarja nimi on siis Performance sari. Et on nagu tugevama ka vaata oluliselt. Ei, ta on lihtsalt praegu suurem padi praegu mul kaasas, mis on suurema mõõtmelisem 50-70 ja seal on siis selle võrra ka rohkem sisutäidet ja ta üldse tundub siis natukene toekam ja suurem kui võib-olla see standardmõõtudes padi, eks ole. Aga muidu materjalid, sisutäited, kõik on samad. Ainult erinevus on siis disainis ja pakendis. Et kui kodupadi on sellises kinkekarbis, siis Performance sari on sellises kaasaskantavas, mõnusas, mugavas kotis. Kas Laas see pädi katab Aile näo täitsa ära praegu? Sest on selle siia ikka. Nii, ja siis üks lahe toode on veel, mida ma võib-olla tahaks tutvustada, on sellises väikses kotis meie reisipadi. Enne kui sa seda avad, tekkis küsimus meelest ära muidu, kas patja kasutades on vaja jälgida, kumba pidi see padi sul ka on, kui ma katan õhuaugu kuidagi, et on all, ei ole vahet? Vahet ei ole. See filtri kaudu... Kohevam, siis ma katan seal mõne mõttes, ei ole vahet. Ei ole vahet. Filter võib olla kummal pool tahes, sellepärast, et see padjapüür ja see, need ei ole nii... kuidas ma ütlen, umbsed, et see mikro või sellest nanopoorsest filtrist läbi tulev õhk kuskile kinni jääks. Et seda ei ole vaja karta. Et põhimõtteliselt mina näiteks teen voodit hommikul, seal, kus see pealohk on, viskan padja lihtsalt teistpidi, õhtuks on ta jälle normis ja ühesõnaga, et ja kes tahab, võib soputada, üles soputada natukene kohevamaks, aga põhimõtteliselt... Aga see soputamine, kas see teeb sisule midagi pikas lastus ka? No kui oled ikka väga vinge, agressiivne soputaja, no siis sa lihtsalt väsitad oma soputamisega oma padja lõpuks ära, ta saab nii tugevat füüsilist vatti, et ma arvan, et seda ei ole nii väga vaja, aga inimestel on ka ju eelistused või harjumused ka veel erinevad. Aga nüüd siit selline üle õla viskamiseks või selle kohvri sanga külge või kas või vöö külge panemiseks selline klõpats ja siin selle vutlari sees on siis nüüd padi, mis on nii väike kui võimalik, aga nii suur kui vajalik. Et saab veel öelda, et on padi. Jaa, just. Aga tegelikult siin nüüd kasutatakse spetsiaalset keelvahtu, mis on väga hästi mõnusalt toetav ja tegelikult täiesti piisava kõrgusega, et see kaela osa ära toetada või siis kukal. Ja siin on nüüd kaasas siis sellele vutlarile lisaks ka püür. Siin sees on see sama veekindel, mitte määrduv padi, millega võib ka randa minna. Liiva ega vett sisse ei lähe, pärast lihtsalt kuivata ära. Ma ainult seda ütlen, et patju mitte hoida niiskes ja niiskena, vaid kuivatada ära, sellepärast, et kangas on hingav ja need veeaurud läbi pidevalt niiskes olemisena hakkavad läbi imbuma, kuna hingavus tähendab seda, et see kangas on ikkagi poorne ja hingav, eks ole. Et teda võib duši ja seebiga pesta,
aga siis hoida mitte vee suunamist siia filtrite peale, vaid see põhiosa, kui see filter saab ka märjaks, kuivatad ära, aga mitte duši suunata filtri peale, et seda veevoolu või asja, aga seebise švammiga täiesti võib tõmmata, kui on padjale mingi suurem mustus, no lapsel ninaverejooks või on oksendanud või midagi sellist, et siis tasub kindlasti ära uhada see ja pärast ära kuivatada. Aga kas see padja enda materjal ajaga nagu krobeliseks või tükke ajama ei hakka või kuidagi ära pudenema? Tükke ajama ta hakkab siis, kui see mustus on siia padja peale jäänud ja hakanud seda kangast söövitama. Aga ma ise olen täheldanud, et üks mees tuli oma padjaga, ütles, et kuule Aile, et mu padja jääb nahka. Ma ütlesin, et okei, kaua see kasutusel on olnud 3 aastat. Ma ütlesin, kuidas sa hooldasid? No ma ei tea, vahest vahetasin padjapüüri. Aga sa ju ütlesid, et ei tohi pesumasinasse panna. Ma ütlesin, jaa, ütlesin, aga üle oled pühkinud puhta lapiga. Et noh, lihtsalt nagu ära puhastanud. Ei, 3 aasta jooksul kutt ei olnud kordagi patja puhastanud, vahest oli vahetanud padjapüüri ja siis hakkas see kaitsekiht kooruma sellest mustusest, mis sinna peale ikkagi nagu siukene mingi higikirme jääb. See on muidugi ulme näide ka, et see paari aasta jooksul 1 korra või paar korda padjapüüri. Aga see, temal oli 3 aastat hakkas kooruma. Ja samas ma vaatan, et abielupaarid ostavad mõlemale korraga ühel ajal padja, siis ühel on padja eluiga tunduvalt pikem kui teisel, sellepärast, et higi intensiivsus on inimestel erinev. Ja nii ongi. Et eluiga oleneb kasutaja harjumustest ja kasutamisest. Sellest lihtsas hoolduses mõne mõttes ka. Lihtsas hoolduses ka, just nimelt. Et noh, see reisipadi on osadel ka selline, et ta magab iga öö sellega, sest ta ütleb, et ta on lihtsalt nii mugav, et tal polegi vaja suuremat patja. Ja, aga ta on täiesti tubli ja ajab asja väga hästi ära. Sul on ka lastele eraldi väiksed padjad enne? Jaa, lastepadjad on samad, mis kodupadjad, aga ta mõõtmed on lihtsalt mitte 50-60, vaid 40-60, mis on lastepadja mõõt ja vähem sisutäidet ja siis nad on siuksed natuke madalamad, aga tõeliselt siuksed pilvekesed, siuksed mõnusad, õhulised. Ja noh, lapsed tihti tahavad oma vanemaid jäljendada, et kui vanemad magavad padjaga, et siis mul on ka vaja, kuigi tal võib-olla öösel ta ei olegi seal padja peal, ronib hoopis kõhuli otsa või kasutab seda nagu kaisukat. Et noh, kui sellel on nagu siukene vahva lõbus püür ümber, miks mitte siukene kogu aeg puhas kaisukas olla, mis on nagu selline mõnus jahe kogu aeg, hullu meeldib see. Ja, ta pigem on jahutav kui higistama ajav, et see kangas on veidikene jahutav küll, jah. Tead, mis minu laps nüüd on huvitavad, ma sulle rääkisin ka, et ta viskab enda padja une ajal taas minema või jääb üldse magama ilma padjata ja väga tihti ma hommikul ärkan üles vaatan, et padi on lihtsalt põrandal. See püsib voodis nüüd. Nii. Täiega huvitav. Ma näen esimest korda, kuidas nüüd nende paari nädalate jooksul ta vist pole kordagi maganud niimoodi, et see padi oleks voodis. Nii et see padi pole põranda käinud versus varasema kõik muud perioodid elust, kus padi läks kogu aeg põrandale ja teinekord uinume seal juba viskas ära, ütles, ma ei taha patja. Aga kas ta kaisutab teda või paneb pea alla või? Peal pigem ilusti. Pea alla on või? Aha, siis ta... Magab padja peal, mis on nagu täitsa uus, ta muidu ei maga padja üldse. Aha, siis tal järelikult tundub, jah, hästi. Siis talle tundub hästi. Ja ma pean tunnistama, kui esimest korda need padjad koju viisin ja endale siis sinna voodisse panin ja sinna õhtu leidsin ja siis oli nagu siuke, uus padi, mõnna. Ja siis nüüd ma avastan ennast iga jumala õhtu. Ma lähen voodisse ja ma üldse ei liialda, ma ei tee nalja. Ma lähen voodisse, elukaaslane ka, ma räägin temaga sellest. Ma lähen elevusega voodisse, et saab pea padjale panna.
no ta lihtsalt, mulle meeldib, kui on puhvis. Ta on kohe täiega puhvis ja nii mõnus lihtsalt, sa viskad, ta on pehme, ta on puhvis, ta on siuke jahe ja just see efekt ka, et hommikul pöörad ümber ja ma ei pea näppima ära, õhtuks on tagasi jälle sellises oma mõnusas vormis ja ma reaalselt iga õhtu lähen selle mõttega, et issand, kui mugav. No seda on küll tore kuulda. See on nagu nii huvitav, aga ma pean tunnistama, et vahepeal ma olen häiritud ka sellest, et kui ta öösel ikkagi, ma öösel flipin teda päris palju ikkagi, sõltuvalt unest nagu mõnikord räägin üles, siis ma flipin, mul on mingi vana harjumus sees patja flipida, et oleks jahedam. Ja siis ma märkan, et öösel magadest ikkagi läheb suhteliselt kokku vaata. Tekib tunne nagu, et sisu üldse ei oleks. Ja siis mingi hetk, järgmine päev tuleb uuesti voodis, siis tegelikult näile puhvisen, et ta ikkagi ööga nagu läheb kokku, muidugi ma olen võib-olla peal, võib-olla vahepeal käega kuidagi ja nii edasi, et ei ole alati viisakalt peaga, on ju. Et mõnikord ma avastan ja mõtlen, et kurat, tahaks, et oleks veel tihedam paksem. Aga muidu nagu täiega jah. Ja, et mikrokiud, kui sa ta surud kokku, siis ta läheb kokku. Padjapüür vist aitab ka, kui see on väiksem, natuke pigistab rohkem või on kõved materjalid, siis ta hoiab vormi rohkem. Jah, kui padjapüür on hästi tihkelt ümber, siis ta ei saa laiali vajuda, ja. Aga tahes tahtmata kõik kohevad asjad, kui nad on pressi all, siis nad vajuvad. Ja tegelikult, kui nad on ka pideva pressi all ja juba pikalt kasutusel, ma julgen küll öelda, et 10-20% padja kõrgus võtab ennast tagasi. Ehk et ta vajub ikkagi veidikene allapoole, kui ta alguses on. Et sellega peab arvestama, aga samas mikrokiule asend või alternatiiv on nüüd siis mäluvaht ja keelflex sisu, mis on nagu siuksed vahutüübid, mis jäävad pidevalt samasse vormi. Nemad ei vaju kokku, eks ole. Et mäluvaht on, nagu nimigi ütleb, ta vajub, jääb hoidma ja hoiab seda kuju. Kui sa paned nüüd pea jälle teise kohta või muudad asendit, siis ta jällegi alguses veidikene aega vajub ja siis ta jääb hoidma seda vormi või seda asendit või toestust ja see mälu hoidmine, eks ole, aga nüüd keelflex, see, mis siin reisipadja sees on, see on nüüd teissugune vaht, mis on pigem nagu vastu survega. Siin ei ole sees mäluvaht, vaid ta surub vastu. Ja miskipärast see vastu survega padi nüüd kas väga meeldib või üldse ei meeldi. Aga kõige rohkem on seda võtnud just sportlased, mehed, kes tahavad, ja ka naised, kes tahavad, et õlavööde ja kael oleks fikseeritud asendis, et nad ei taha neid kohevaid fluffisid, et sa pöörad ja soputad ja sukeldud sinna padja sisse, vaid et ta oleks fikseeritud, toestav. Ja see keelflex on nüüd küll väga eriline teissugune materjal, et selle puhul ma kindlasti soovitan enne proovida, enne kui seda endale soetama hakata. Ja proovida saab näiteks Softrendis või Slepti salongides. Softrend ja Slept on mõlemad mööblikauplused, Slept siis põhiliselt magamistoa mööbel ja voodid ja nemad pakuvad meie patju ja proovimisvõimalust ja kaasostmisvõimalust, et kodulehelt leiate edasimüüjate lingi ka, kus on need edasimüüjad kõik kirjas. Pea ostma endale nii-öelda põrsas kotis. Jaa, absoluutselt. Kas mulle see padi tegelikult sobib, et isegi kui see võimalus on ümber vahetada, siis ikkagi on ajakulu mõttes inimene täna hindab mugavust ja kiirust ja efektiivsust, siis mina ise käisin ka, Aile võttis mind ilusti vastu ja käisin seal pikutsin perega Rocca Softrendis ja sain kohe vaimu, mis padi on sobiv ja mis padi ei ole sobiv. Lapsele oli alguses raske aru saada muidugi, aga ta on ka laps kubu aastane, et ei saa koodata nii-öelda kohe sellist ratsionaalset arusaamist. Et kui nüüd näiteks kingituseks või on sellised inimesed, kellel ei ole võimalik tulla proovima, siis kõige kindlam on see standard suurus, keskmine kõrgus, 50-60 keskmine kõrgus. See on nagu kõige enam ostetud padi, enamusele sobiv.
et selle kindluse, just mikrokiuda, sest kõigil ei pruugi mäluvahtpadjad sobida, sest et ta on ikkagi nagu selline niinimetatud klots, ehk et tükk madratsit, eks ole, et ta kõrgem küll ja mugandub seal pea ja kaelaga kõik nii edasi, aga kõigile ei pruugi sobida. No võt, nii et sleepangel.ee Kris Kala on see kood ja annab sulle 5% nende pattidelt alla ja ma ütlen seda jällegi tungivalt soovitan, tule piilu, tule proovi, mitte kunagi ei ole hilja millegi uue proovimiseks ja võib-olla sa oled nagu mina, kes otsis endale kust iganest võimalik neid patti kokku ostetud erinevates summades ja mitte kunagi lõpuks tegelikult rahul ei olnud. Praegu olen ma sellega väga rahul, võib-olla aasta pärast ma räägin teist juttu, ma ka kahtlen, aga hetke ma olen väga rahul. See, et laps on rahul, on minu jaoks kõige suurem nagu üllataja üldse ja naine on ka super happy, et lihtsalt tulge vaadake ja ma luban, et juba see tehnoloogia materjal, kui saaksite katsuda läbi kaamera, praegu ei saa aru. Ma ei tea, mis kogemus Laasil seal kaamera taga tekkis, aga mind nagu siiamaani veel pärast mitut nädalat, ma nagu kaifin seda materjali, ma ei tea, miks hullub meeldib. Ma arvan, et see on inimeses kinni, aga hästi mõnus materjal on ja see kõnetas meid kohe esimesena, nagu nägin seda. Ja see ongi inimeses kinni. Osad ütlevad, et oi, see on liiga sile ja liiga siukene, nagu sa ütlesid, et lateksi moodi, eks ole, et see mulle küll ei meeldi. Aga kui padjapüür on peal, läbi padjapüüri katsudes, siis ei saa aru, et seal padjapüüri sees on hoopis teistsugune materjal, et tegelikult padjapüüriga saab täiesti ära petta ja sellepärast me tegime ka, me ei ole padjapüüritootjad ega voodipesutootjad, aga me tegime sellise padjapüüri, kus ühel pool on sublimatsioon, kuhu saaks peale trükkida ja teisel pool on siis selline mahuline naturaalne kangas, eriti neile ja mitte ainult, kes arvavad, et see on liiga sile ja võõristav materjal või liiga selline lateksi moodi. Ehk et siis läbi sellise mahulise padjapüüri ei tunne mingil juhul, et all või tegemist on siin mingisuguse teistsuguse. Et sellepärast me seda kasutasime. See meekärg on selle kanga selline koodnimetus, et siin on kasutatud muide tselluloidi kiudu. Kui muidu on puuvillakiud, siis siin on puukiud. Ehk et väga popp ja moodne nüüd naturaalse kanga tegemiseks. Et jällegi keskkonnateadlik lähenemine, et kasutada puukiudu. Ehk et arenevad materjalid ja tehnoloogiad ja tuleb lihtsalt olla kursis, mis maailmas toimub. Päris lahe. Mind pane mõtlema see, et sa ise oled nagu ka pikaajaline nende pattide kasutaja tõenäoliselt. Olen ja ma kannan igal pool kaasas, sest et ma ei talu teist tüüpi patju. Eriti kui on veel kuskil hotellides, me teame, võime arvata, kui paljud varasemad kliendid on seda hotellipatja kasutanud. 300 kuni 600, eks ole, igal ühel omad harjumused, omad köhad, omad nohud, omad aevastamised ja omad hügieenireeglid, eks ole, et siis hotellides kasutatakse padjakaitsmeid lukuga. Ma tegelikult ei ole nii tundlik või vingats, aga mulle sellega magada ei meeldi, sest et ta tekitab nagu siukse kahiseva täiendava kihi ja see padja pehmus või sisu ei ole nende läbi mitme kihi enam tunda ja tegelikult ta ei hinga. Ja ta on ikkagi siukene ebameeldiv. Viimane kord ka hotellis näiteks seesama madratsi kaitse
aja pigistama, jumalast läbi märg, ma mõtlesin, et milles asi on, et kas tekis või siis lõpuks ma avastasin, et see oli madratsi kaitse, mis ei hinga ja ta on ebameeldiv, aga muidugi on inimesi, kes üldse ei tunneta mingit erinevust, eks ole. No pluss rääkimata sellest, et täna sa räägid tegelikult ju sellest ka, et siin on see hügieeni pool ka, et ma olen muidu olnud kogu aeg see inimene, kes ma lähen maale, eks ole, siis ma võtan ka enda padja linnas kaasa. Siis mulle ei meeldi need vanad padjad, mis seal maa kohas kuskilt on alles jäänud. Mingi 10 aastat vanad või vanaema omad. Kellegi edasi antud kuskilt. No ja nüüd ma täna mõtlen juba see juttu kuulates, siis mul jookse küünerinad ja mõtlen, et issand juba, millega ma siiamaani magan, mõne mõttes olen. Ja nüüd naine käib mul 6 korra käib luual koolis ennast täiendamas ja siis võtsid padja kaasa seekord. Ta võtta mitte kunagi patju maale kaasa, mitte kunagi. Ta hakkab ükskõik millega seal või üldse on palju padjata. Aga nüüd kooli võttis enda padja kaasa. Ja. Ma tihtipeale hoiatan inimesi, kellega ma suhtlen ja kellele ma võib-olla proovida annan, et arvestage, see padi võib tekitada sõltuvust. Olen teid hoiatanud, et see nii on, kui me millegagi harjume või millestki oskame lugu pidada, siis me enam tagasi samme ei tee, et me pigem eelistame nagu neid paremaid valikuid. Aga kui võtta nagu kokku see patjade kontseptsioon ja patjade olemus, kellele sa neid patju nagu soovitaksid ja tuua kõrvale siia, mis on su enda sinu enda nagu selline üks põhiline asi, mis sa võib-olla märganud, mis sa näidanud nende patjade puhul sinu une kvaliteeti parandada või igapäevast toimimist nagu parandada? No kõige suurem vahe on nüüd see, et sa hommikuti ei ole punaste silmadega, kui sa oled natukene tundlik või see kogu see ülemine hingamisteede krempel on umbes, eks ole. Ja sa tükk aega nuuskad või kes siis rögiseb, eks ole, seal hommikul vannitoas, et need hingamisteed on paremini lahti ja muidugi allergikud, astmaatikud, nemad tunnevad kohe erinevus ära, kohe laksust. Et seal on nüüd see elukvaliteeti parandamine hästi oluline, et sa ei peaks öösel, kui sul on puhkeperiood, köhima, aevastama või võitlema nende allergeenidega või tolmuga, kui oled tolmu suhtes all, tundlik. Ja samuti ka väikelapsed, eks ole, et olen olnud tunnistajaks, kus laps läheb voodisse õhtul köhib, meeletult hakkab köhima, enne ei köhinud, aga voodis hakkab köhima. No ja ema mõtleb, et homme ma panen ikka paksema salli talle kaela, kindlasti on külmetanud. Tegelikult ei pruugigi olla külmetamisega tegemist, vaid lihtsalt tundlikkusega. Tolmule tundlikkusega ja köhibki sellepärast, et voodis on kõige rohkem tolmu talletunud ja ta peab seal nüüd siis seal tolmuses keskkonnas hakkama saama. Et need köhimised, aevastamised, need on nüüd sellised väiksed märgid, et tegemist on tundliku inimesega, just. Täitsa mõtlen enda noorema venna peale, 2 nooremat venda, aga neist noorem siis, et siseneb puberteeti 14-15 praegu. Ja ta minu meelest on tohutu allergik, et tal vist isegi on toas õhupuhasti. Täitsa mõtlen nagu reaalselt. Ja, aga vaata, õhupuhasti on õhus, eks ole, aga see õhupuhasti ei tõmba sul voodist just. Seda tolmu ära. Ja allergikud pöörduvad minu poole perekonniti pidevalt või just ema-isa allergoloog on ütelnud, et võtta Sleep Angel aitaks nagu neid sümptomeid vähendada, leevendada ja esimene on kindlasti padi, sellepärast, et oma nina, suu, kõrvade, silmadega, siin on augud, kus siis tolm võib sisse minna, muidu meid kaitseb ju nahk, eks ole. Aga teine oleks siis tekk, sest et teki me tõmbame ka siia nina või kurgu alla. Kas tekk on samast materjalist? Jaa, tekk on samast materjalist ja kolmas oleks siis kattemadrats või madrats. Mõlemaid vaja ei ole, piisab ühest. Ja
need on siis ka nii-öelda tolmuvabad, et põhimõtteliselt oleks võimalik terve voodi tolmuvabaks muuta ja kui on allergiaga tegemist, siis kindlasti järk-järgult selle peale võib-olla mõelda, et ja kui sobib, eks ole, alustada padjast ja siis edasi sealt teki ja madratsini. Ja kattemadratsid, mis on ka väikelastele, et jumala hooldus mõttes väga kerge lahendus, et vahetad lina ära, tõmbad lapi või švammiga selle madratsi üle ja madrats on kuiv. Mingit probleemi ei ole, kui midagi voodisse on juhtunud, eks ole, mingi apsakas, mida iganes, kuni selleni välja, et eakate hooldamisel ei plekke, ei lõhnu ja väga kerge hooldada, ei pea neid madratseid tuulutama rõdu peal või vaatama, kus sa neid kuivatada saad, eks ole. Et ainult voodipesu vahetus aga seda ma ütlen, et nii nagu valge lauaplaat, kui sa paned siia punase veiniklaasi ja veini natuke üle loksub ja see punane rant siia valge lauaplaadi peale jääb, täpselt samamoodi jääb siia patjade peale pigmenti sisaldavad ained, kui sa neid kohe ära ei puhasta. Seebisvammiga võib vabalt puhastada. Ehk et mis need on, briljantrohelised ja kõik sellised asjad, mis jätavad ikka igale poole pleki. Huulepulgad. Jah, huulepulgad, eks nad põhiliselt jätavad sinna padjapüüri sisse, eks ole. Et kui ta nüüd lausa läbi ei lähe. Küll aga on olnud juhtumeid, kui on värskelt punaseks värvitud pea ja padjapüür on värvi muutnud ja siis läbi padjapüüri on natukene padi ka roosakaks muutunud, et seda võib juhtuda. Või kui on näiteks voodipesu tume ja värvi andev, tume sinine või must, aga annab värvi, siis võib ka padi hakkab natukene niisugust tooni võtma, kas sinakat või hallikat või lillakat tooni. Et kui voodipesu annab värvi, siis võib see värv edasi kanduda nendele toodetele ka. Me saate alguses rääkisime sellest, mis tunne on elada kameelionina. Just nagu ettevõtluse poole pealt ja isiksuseni inimesena ka. Ja jutt oli ka sellest, et kui paljudes asjades me tegelikult oleme siin sina, mina ja tõenäoliselt siis vaataja kuulaja saab ise suhestuda enda veel mõelda, kui palju tema on jätkusuutlik või järjepidev mingis kindlas sektoris mingi kindla tegevusega, siis sinul on üks märkimisväärne number. Ja ma pean silmas sinu suhet. 38 aastat abielu. See on väga suur ilus number, mis tänapäeval mulle tundub, et üha rohkem uue generatsiooniga muutub harvemaks nähtuseks. Mina olen täna 12 aastat kohe saab meil juunis 12 aastat koos olnud. Ma tõesti loodan, et me oleme 60 aastat koos. Tahaks sinult kuulda, et see on sinu the secret. Just nimelt suhte hoidmisel ja mitte ainult selle, ma vindun ja venitan seda kummi lõpmatuseni, vaid et ta päris ikka töötab. Suhe iseenesest ei tööta. Suhtesse tuleb panustada. Ja mitte ainult suhtesse ei tule panustada, vaid ka endasse tuleb panustada. Kui sa ise ennast ära kaotad ja muutud mitte huvitavaks, siis ei taheta suga koos olla. Sama lugu, nagu me rääkisime siin sõprade leidmisest ja sõprade tekkimisest su ümber on partneriga sama lugu, et kõige olulisem on muidugi see usaldus ja pühendumine ja austus või lugupidamine või teise poole arvestamine, et egoistlikult käituda ei saa, pead leidma ikkagi nagu kompromisse ja arvestama teise poolega ka.
aga samas, kui sa ainult teise poolega arvestad, siis kaotad ennast ära, surud ennast maha ja muutud ebahuvitavaks. Et ja kõik on ka jällegi valikute küsimus, et kui leiad, et kõik teised on süüdi kõiges, siis see on vale. Sa saad ainult ise asju muuta. Teisi muuta ei ole võimalik. Ja avatud vestlused on hästi olulised. Noh, mina naisena muidugi ütlen, et meestega on väga raske rääkida, kui nad rääkida ei taha. Aga ma ei tea, käi või kõrvade peal või tee mida iganes või võta konsultant appi või on suhtenõustajaid, kes on väga vinged ja tõhusad. Näiteks imago teraapia, seda ma soovitan kõigile, kes tunnevad, et hakkavad väsima. Aga muide imago teraapias, kuna ma nendega tegin ka natukene koostööd ja sain jälgida seal teatud koolitusi või toimimusi, siis seal tuli välja, et paarid, kes olid juba 3 korda lahutatud, sattusid uuesti samasugusesse skeemi. Õigemini üks poolest, kes oli 3 korda lahutanud, ta satub samasse skeemi ja tunneb, et jälle samasugune situatsioon, kui oli eelmise või üle-eelmise kaaslasega. Korduv muster. Korduv muster. Et sellepärast on oluline see mingisugune kasutada erinevaid teraapiaid, coach'e, nõustajaid, töö iseendaga. Jaa, töö iseendaga, et ma arvan, et nüüd enam ei võeta seda nagu häbiga, et sa vajad abi. Mõned 10 aastat tagasi oli ka tõeline tabu ja siis nüüd mine käi teraapias või suhtenõustajas ja saad igal juhul abi. Aga muidugi iga suhe, iga partnerlus on täiesti erinev, et siin mingisuguseid copy-paste variante ei ole võimalik teha, et vaata ennast ja tee üllatusi ja mõtle huvitavaid tegevusi ja leia koos toimimisi. Mul meeldib, kuidas, ma ei mäleta, kus ma lugesin seda, mul üks saatekülaline ütles seda, tõi üks huvitava näite, et kui üldiselt inimesed vaatavad oma partnereid ja mitte kõik, aga osades väga paljudel ikkagi on seda, kus hakatakse, mingid asju hakkavad häirima siin partneri juures, siis hakkad ette heitma seda. Ja ütlesid, aga proovige vaadata seda, kui partneri eripära. See on see, mille poolest on eriline. Jätab sokid vedelema, see on ta erivära. Et oli seda hästi labase näiteni või et ma ei tea, ta ei pese ennast nii palju, kui mina võib-olla eelistaksin tema peseks. Et siis on ta erivära, et ta meelib haiseda näiteks. Et äärmuslikud näited, aga mõte jääb samaks, et vaatada seda asja nagu teise filtri kaudu ja perspektiivi alt ja siis tegelikult, kui sa sellega suudad nagu leppida, et see on, ja mitte leppida negatiivses pooles, vaid nagu aksepteerida seda, et see ongi tema. Seda võimalik kohandada, muuta, täiendada, aga et see on tema, me ei pea ruineerima, aga hakkama teda koinima selle pärast. Ma sellega ei ole nõus, et ei viitsi pesta ja et see on eripära. Seda saaks rääkida läbi ja anda mõista, et mind häirib teatud asi ja imago näiteks ka kasutab seda meetodit, et sa avatud vestluses vastamisi üks räägib oma mõtted ja probleemid ja teine kuulab ja peegeldab ja siis vahetatakse ja teine räägib. Ja siis sa saad teada, mida tegelikult ka, millega sa teisele nagu ebamugavust või ebameeldivust tekitad. Et teinekord sa ei tulegi selle peale. Ei tule. Aga seda tuleb rääkida kindlasti väga turvalises keskkonnas või turvalisel moel. Neutraalselt ilma ründamata. Ja, et pead andma aega oma mõtted lõpuni väljendada,
kindlasti teine pool peab seda peegeldama, kuidas ta sellest aru sai ja see, kes oma mõtteid väljendab, jääb rahule alles siis, kui teine pool on täiesti samamoodi aru saanud, nagu mõtteväljendaja on tahtnud öelda. Sest tihtipeale me kuuleme midagi muud, kui meile räägitakse. Just. Jah, et see on nüüd oluline, et see sõnum on üks ühele üle kantud ja kohale jõudnud. Ja kui mõlemad tahavad edasi minna, siis selle kallal tehakse tööd ja võetakse arvesse, millega ma teisele ebamugavust tekitan, on ju. Kuule, tõmbame kokku selle asja. No nii. Päris vahva. Aitäh sulle, et sa tulid, jagasid enda elutarkust ja kogemust ja loomulikult harisid inimesi nende patjade teemadel. Minust on ülikift toode või tooted, mis teil siin olemas on ja ma olen mõne mõttes endiselt vaimustuses materjalist ja põnevusega ootan, mis kogemust mulle selle pikaajaline kasutaja kogemus toob ja teistpidi, mis mul täna üllatama pani, oligi see, et ma ei ära unustanud selle patendi ja tootmise teema, et see on Eestis ja see tekitab kohe nagu, ma ei ole mingi patriot, aga ma tean palju vaatajate kuulajate, kes on aga nii-öelda oma kodumaa usku ja oma koduusku, siis see on kindlasti suur plusspunkt, et see on ikkagi kodumaine toode, nii-öelda. Nii et väga lahe. Aitäh sulle, et sa mind siia kutsusid ja nagu näha oli, siis ma innustun sellest tehnoloogiast ja ma lõpetan oma jutu alati sellega, et uhke on olla eestlane. Väga lahe. Ja mina tuletan sulle meelde, hea kuulaja, et sleepangel.ee sooduskood Kris Kala annab sulle -5% ja kuskil need lingid kas üleval, kui need linke enam ei tulnud, järelikult juba 5 linki oli, järelikult ülejäänud on kõik kirjelduses. Ja ega mina ei palugi muud, et anna võimalus mine tutvu, mine uuri, küsi puuri ja analüüsi, mõtle, katseta ja koge. Ja kui on sul keegi, kui sa tead kedagi, kes tegelikult vajaks neid patju või soovib või on kimpus enda une kvaliteediga, mis iganes küljest, siis võib-olla on see õige aeg soovitada talle seda saadet. Ja kui sa isegi kedagi ei tea, siis jaga ikkagi, et see minu ainuke palve sulle ja see ei maksa sulle mitte midagi. Jaga seda saadet enda seinal, ma ei tea, like'i, kommenteeri, jaga seda story'na, mis iganes pidis jagada tahad, suuliselt, et niimoodi aitad sa mind läbi selle, et minu podcastid jõuavad rohkemate inimesteni ja läbi selle, et saatekülalised, kes siin käivad, nende sõnum ja nende mõtted jõuaks ka laiema publikuni. Vot, aga ma tänan teid vaatamast ja kohtume järgmises podcastis, kui mitte varem. Ja aitäh ka sulle veel kord ja tšau. Aitäh.